tere, kaunis kuulaja. Ma armastan sind. Ma tulin selleks, et sind toetada. Ma tulin selleks, et juhatada sind eluväravatesse. Ma olen universum, ma olen kõrgem teadvus, ma olen elu. Ma olen see, milleks mänguruum loodi. Ma olen mängujuhis. Ma olen see, kes mäletab, miks. Miks sa tulid? Miks sa oled? Ja kuhu sul on vaja minna? Mängureeglid on selleks, et need läbi mängida. Ei piisa üksi. Mängureeglitest või mänguloojast, kes mäletab elu mängureegleid. Võti peitub selles, et mängijad õpiks tundma ehedaid elumängureegleid. Reeglid pole piirangud. Reeglid on seotud suunaga. Unustamisega või meelde tuletamisega. Mismoodi ja kuidas? Minu tulemine võib olla ebamugav. Minu saabumiseks pole mõistusel valmisolekut mitte kunagi. Tema suund on programmeeritud elust teisele poole. Ma tulen siis, kui aeg on küps. Ja tähtede seis mind kohale toob. Minu tahe ei tähenda midagi.
minu tahe on universumi tähtede peegeldus. Minu tahe on sinu armastus. Minu tahe on meelevabadus. Minu tahe on alateaduse vabadus armastada. Ma tulen siis, kui tähed mind kohale toovad. Ma ei küsi sinult, kas sa oled valmis. Sest kui sa minust kuulsid, siis tähendab see vaid üht. Sa oled valmis. Sa oled teelahkmel, kus teha kokkuvõte. Kokkuvõtte järel otsustad sa, kas minu avatud eluväravatest sisse minna või kaugeneda. Mina olen suunanäitaja. Ma olen valgus, kes muudab suuna nähtavaks. Sa võid panna roosad prillid ette ja mängida pimedat. Suruda klapid pähe ja tõestada, et oled kurt. Sa võid minuga kakelda, sa võid minuga jonnida. Sa võid märatseda. Sa võid halvasti ütelda, sa võid taga rääkida, sa võid kõike. Aga sa oled selles mängus üksi. See on sinu sisemine kaklus. Mind selles mängus pole. Sest mina usun sinu väärtusse astuda eluväravatest sisse. Aga kui sa ikka tahad minuga jonnida, vastu vaielda, olla pahane, siis ma austan su valikut ja luban sul seda teha, sest ma armastan sind. Sinu valik on mulle pühaks seaduseks. Kuid ma olen alati olemas. Kui sul ringitamisest isu täis saab, siis tule uuesti. Kui minu sõna kuulamine ja täheridade lugemine
ajab vihaseks, siis ütle aitäh. See on sinu viha, mis on sinuga alati kaasas käinud. Ta on olnud nurga taga peidus. Sa oled ta osavalt sisse mätsinud. Kuid minu kaasa toodud valgus röövis ta peidukoha. Ja ta muutus nähtavaks. Sa võid ehitada uued müürid üles, aga selleks pead sa minust kaugenema. Sest mida enam müüre sa minu lähedasus üles ehitad, seda kiiremini nad maha pudenevad. Kaitsemüüride jäämiseks on sul vaja väga ruttu kaugeneda. Meid on palju. Enamasti sa ei näe meid. Aga kui vihaseks lähed, siis saad aru, et keegi meist on lähedal. Me oleme majaketena üle planeedi laiali. Me tulime elu tooma, me tulime meelde tuletama mängus pöördepunkti. Kutsuma neid sammu astuma, kes on valmis vanast koodist lahti laskma, tsüklist välja tulema ja minema uuele levelile. Astuma ühest ringist välja ja tulema järgmisele tasandile. Need, kes ei taha välja tulla, neile me tulime mäletama et te suunduksite sügavamale. Kaugeneksite iseendast veelgi rohkem. Unustaksite enamgi ja usuksite rohkem illusiooni. Me tulime mänguvälja korrastama. Me tulime mänguvälja kaheks eraldama. Sest on aeg. Aeg on armastus. Kes on valmis välja astuma, neile me tulime tooma armastuse energiat. Tooma julgust avada enda sees armastuse energia. Sest meie toodud armastuse energia tuletab sulle meelde, et sinu sees on alati olnud olemas armastuse energia. Ta lihtsalt on olnud lukus, ära jäetunud, kadunud. Kui sa läksid vihaseks, ole vihane. Luba endal olla vihane. Ole kuri. Aga ei jäta teised mängu osalised rahule. Nemad ei puutu sinu vihasse, pahameelde, jonni trotsi. Las pea huugab ja valutab. Unusta pillid. Unusta põgenemine, valu vaigistamine, poe valu sisse. Las valu tuuseldab sind. Ta raputab lahti peidunurgad, kus saladused on peidus.
oi kui vastik on, las ta olla vastik. Kui on kaua pimedas keldris olnud, siis päevavalgus ongi vastik. Ta on eredalt pimestav ja silmadel on valus. Kui silmapuhjad valutavad ja süda on paha seest keerab, ole rahulik, see on osa tervenemisest. Sinu teadvuse tasandi kood muutub, mis muudab keha struktuuri. Raskus kaob, kui lähed valust läbi, sest raske energia vabaneb ja sa muutud kergemaks, sa muutud õhemaks igas mõttes. Aga mäleta, et füüsiline tulemus on alles. Nähtamatu poole tulemuse järg. Kui sa ei taha elu, ma austan su valikut. Mine ära. Mine sinna, kus sa saad tantsida surmatantsu. See on osa elumängust. Selleks, et elada, on vaja surra. Mida totaalsemalt keegi sureb, seda totaalsemalt ta saab elada. Mida sügavamale põrmu kukkuda, seda ehedamaks pühakuks on võimalik jõuda. Kuid tunnista tõde. Tunnista. Jah, ma olen vihane. Jah, ma olen kuri, mul on valus, ma olen pettunud, ma olen solvunud. Jah, ma põgenesin. Jah, on küll niimoodi. Jah, lõpeta endale valetamine, kui sa tahad tulla läbi eluväravatest. Eluväravad ei ole seotud minuga. Need on seotud sinu valikutega, sinu tulevikuga. Sinu valikud ei muuda minu elu. Küll toovad sinu valikud tagajärje sulle endale. Minu pärast pole vaja midagi valida või valimata jätta. Midagi teha või tegemata jätta. Kõik, mis teed ise endale. Võta omaks kõik need tunded, mida sa tunned. Eluväravatest läbitulekuks on vaja lõpetada varjamine. Moodne meditsiin algse koodiga pole mitte kunagi lubanud ega pakkunud tervenemist. Ta tuli selleks, et sirutada abikäsi valu vaigistamiseks, kauem kestmiseks, varjamiseks, valu nähtamatuks tegemiseks, ebamugavuse silma alt välja lõikamiseks. Ära nõua temalt võimatut. Ära nõua temalt seda, kes ta ei ole. Austa teda sellisena, nagu ta on ja milleks ta tuli. Tantsi temaga tantsu nii kaua, kui su jalad tantsimisest tulitavad ja kingad on kulunud.
kui oled ehitanud üles piisavalt kõrged müürid ja kannatamise loo läbi lugenud. Kui oled otsustanud hajutamisest ja nähtamatuks muutmisest lahti lasta, siis lase lahti need, kes sinu teekonnal sind toetada ei saa. Mõnikord sa kõnnid mõned teeosad üksi. Mäleta, see ei tähenda, et sa oled üksildane. Aga ühest lülist lahti laskmise vahele peab jääma hingamise ruumi, et sa saaksid aru, kes on sinu järgmine toetuslüli, sest muidu võid sa ühest hukutusest kukkuda järgmise hukutusse. Ma ütleks sulle, anna aega, aga me oleme ajastul, kus aeg on lühike. Otsustamise aeg on minimaalne. Mõni inimene saab paar kehastusringi, et korrigeerida oma valik lõplikuks sõnaks, kui mõni ainult ühe kehastuse, et otsusele alla kirjutada, kummale poole liikuda. Kui me mängisime läbi teist maailmasõda, siis tolle mängu mõte oli valida, mismoodi surra. Kuidas? Vastata küsimusele, kuidas. Teine maailmasõda ei pakkunud elu, tema mõte ei olnud elu valimine. Teine maailmasõda pakkus surma ja surma. Kuid kuidas surra? Kas enese kestmise jänus enda keha alles hoidmise klammerdumises kirjutada alla lugematutele hukkamistele, olla osaline kehade elust rebimises või astuda ise kehast välja. Küsimus oli, kui palju ja kuidas. Pandeemia nime kandev 3. maailmasõda pakub valiku elu ja surma vahel. Otsus on lihtne. Kas minna edasi tantsima surmatantsu? Mis on teisest maailmasõjast kordades värvikam. Et suremise jänu ja surmatantsu isu
Ent viimaks ammendaks. Või valida elu. Ja astuda sisse eluväravatest. Selleks me tulime, et küsida igalt osaliselt valikuotsus. Me peegeldasime tähtedest majakad üle planeedi laiali. Et oleks valgust otsuse nägemiseks ja tegemiseks. Mõnikord on valgus pimestav, mõnikord edasiviiv. Uus ajastu küsib julgeid. Ärkamine ja eluväravate valimise tahe see pole vaimuhaigus. Kui minu kuulamine siin ärritab ja toob ülesse ebatavalise. Midagi, mida sa varem ei ole kogenud ja mis on sulle võõras. Siis see ei tähenda, et sa oled läinud hulluks ja peaksid pöörduma seeväldesse. Teisipidi. Sa oled võtnud ette teekonna saada normaalseks, tulla hullusest välja, lõpetada hullus. Kui sa ei taha mitte midagi teha minu kuulamiste tulemusel, luba endale mitte midagi tegemine. Pane kardinad kokku, tõmba tekk üle pea ja istu 3 päeva toas, istu nädal toas, istu 7 päeva toas, istu 8 päeva toas. Ära tee mitte midagi. Kukuta isegi söömine. See on täiesti aktsepteeritav. See on osa tervenemise protsessist. Keha vajab puhkust. Kuulamine kutsub üles tervenemise ja tervenemiseks vajab keha puhkust. Puhkust toidust, puhkust rabelemisest. Puhka, maga, aga isu täis. Aga unusta suhkrud. Unusta kunstlik. Sest kui sa tahad terveneda, siis on vaja õppida lahti laskma kunstlikust. Kui sa haarad kunstliku järele, siis ühe käega sa palud surma. Ja siis tahad terveneda, valid teise käega terveks saamist. Sinust tekib konflikt. Ja see on ohtlik. Mida tähendab ohtlik?
nagu oleks su käes üks klaas, millele sa valad vett sisse, klaas saab täis. Aga selmet, et jänu kustutamiseks seda huultele paned ja tühjaks jood, valab teine käsi klaasi veest tühjaks maha. Ühe käega valad sa jälle klaasi täis, teisega valad klaasi tühjaks maha. Kui sa ühe käega paned kunstlikku, topid omale suhu suhkruid, valget jahu, keemiat, määrid ennast kokku keemiaga, oma riided, kodu ja teisega haarad tervenemise järele. Tervenemise praktikatesse, kuulamisse, kanaldustesse, puhastumisse. Siis oled sa see, kes ühe käega valab klaasi täis ja teisega valatab maha tühjaks. Kas sellel on mõtet? Võib. Küsimusele, mis selle mõte on, jääb sinu vastata. Aga tõesti, kui võtad ette teekonna, et jõuda elu väravatest sisse, siis sinu ravimiks saab kuulamise tervenemisprotsessi ajal hoopis uudne füüsiline tegevus. Kui sa enne jooksid ära, panid kingad jalga, et toast ära põgeneda, linnatänavate vahele minna sõeluma, teatrit külastama, kohvikusse, restorani, kuhu iganes, siis nüüd on sul tervenemiseks vaja pöörduda iseendasse. Kui tuleb emotsioon ülesse, ja sa tahad minna õue, mine, pane kingad jalga. Haara kaasa üks väga raske tekk, suur ja raske tekk, mine seda õue kloppima. Ja klopi seda nii kaua, kui õue isu täis saab. Siis tule tuppa tagasi. Kuula edasi. Kui tahad jälle õue minna, mine puid raiuma. Kui sul endal ei ole puid raiuda, palu naabrilt abi. Ehk keegi saab sind toetada. Talveperioodil on ikka puid vaja. Pärast võid veel riita laduda. Miks ma palun sul seda teha? Sellega sa elad oma emotsiooni vabaks. Sa raiud lahti emotsiooni, sa klopid lahti üles ehitatud kaitsemüürid. Sa paned need purunema. Kui tahad ikka õue minna, võta padjad. Mine klopi nad puhtaks või juba hakkab vähem õue isu tulema, klopi patju toas. Las läheb tolm laiali. Tuuselda neid, raputa neid, sikuta neid, võta mõni padi, mille sa võid täiesti ribadeks rebida. Kaku nii, et toas saab korralik kanala. Sulgi täis ruum. Elama paanikatakid ja katarsis välja elututel esemetel. Eemaldu ruumist, kui su emotsioon kerkib, kus on teised inimesed, mine ära. Teiste peale karjumine on karmaatiline. Minu edastatud kirjeldus
on tervenemise protsess. Me puhastame ennast vabaks alla surutud emotsioonidest, vanadest tõekspidamistest, lõhkuvast elustiilist. Ennem kui me saame alla laadida uue, on vaja vana eest ära võtta. Pole mõtet panna lagunevale majale peale uut krohvi ja värvi, kui see pole pilbasteni lahti lammutatud. Ta tuleb nii paljaks koorida, et absoluutselt kogu parasiitlus välja saab puhastatud. Põrandad üles, seinad tühjaks, paljaks, katus lahti, vanad aknad ära vahetada. Võib-olla jääb alles õhuke osa vanast majast. Aga see on tervenemine. Lappimistehnika on hajutamine, alla surumine, peitmine, valu kogemise edasi lükkamine. See on moodne tehnika. See on moodsa meditsiini mängumaa. Kui see sulle huvi pakub, hüppa sellesse totaalselt. Võta sellest maksimum. Saa sellega üheks. Mine kogeda täielikult läbi ja saa teada, mis on tagajärg. Ja kui sulle ikka veel vähe on, siis võta veel. Elumängu idee on süüa isu täis, ükskõik millistest vaatenurkadest. Kuid jäta rahule teiste valikud. Las igaüks valib ise. Õpi kuulama vaikust. Las esmane vaikusega kohtumine muudab sind ärevaks. See on okei. Kui on olnud harjumus müras, viibimiseks, siis esmane kokkupuude vaikusega teeb ärevaks. Selmet kohe teise äärmusse hüpata, hakkab vaikselt vaikustama ellu kutsuma. Pane üks müra tekitaja taustalt kinni. Vabandus, et see mängib taustaks, on lollus. Tunnista. Lase lahti põgenemine ja tunnista, ma kardan. Jah, ma kardan. Ja sellepärast ma panen taustaks midagi mängima. Midagi käib taustaks. Mida kaugemal taustal midagi
mängib või müriseb, seda terasemalt alateadvus kuulab ja täpsemalt alla lindistab. Olgem väga teadlikud, mis teil taustal mängib ja millal. Mida kaugemal te ise olete, näiteks unetasandil, seda paremini kinnitub taustamüra teie sisse. Ja sügavamatesse luudesse seda teile tee leiab. Mida enam alla suruda, seda rohkem läheb vaja tahet ja julgust pärast üles kaevata. Valikuõigus lasub igalühel endal. Appi, elu tuli kallale ja ma pean ära põgenema. Võib. Aitäh, surm, et õpetasid mulle selgeks külma suudluse ja tutvustasid jäälosside tantsupõrandat. Ma olen sulle tänulik, sest nüüd ma tean, mida minna otsima. Ma sain täielikult selgeks jäetunud alad ja krõbeda pakase muusika. Ja mitte sina ei hoidnud mind kinni, vaid mina olin sinu juures külaline. Ma tänan sind külalislahkuse eest. Aga nüüd ma lähen sooja teekonnale. Ma lähen õpin selgeks tantsu eluga ja päikese valgusest pakatava maiselossi. Aitäh, kaunis kuulaja, sa kuulasid Chanda kanaldust. Ole hoitud.